protsent või piilipäevade rahvas siia jäänud Pärnu linna peale ja meil on hea meel, et te siia olete jäänud ja Pärnu linna väga koht, kuhu tasubki tulla ja jääda. Ja soolevalguskogudus on erakordselt vaieldamatult selle piirkonna, selle hoone kõige parem kogudus üleüldse. Ja kui sa ei tea, kuhu tulla koguduse mõttes, siis tere tulemast. Piilpäevad, kuidas oli tunne? Oli nagu edukas inimesed, kes te olite hea eestlaslik. Ovatsioonid, ma saan aru. Kujutan ette, et kui eestlased kaasa elavad nagu tegelikult nagu praegu näiteks Eurovisiooni, siis pärast kui kõigil oleks nagu kaela need, mis on need tugesi vaja. Aga põhimõttekindlad inimesed. Meil on nüüd, ma saan aru, et meil on inimesi Märjamaalt. Kes on Märjamaalt? Käsi püsti. Märjamaalt, nii et see on see koht, siis, kes pärnakad ei tea, et kui te Tallinnast sõidate, kus te vahepeal tee peal kohvi võtate, sealt natuke edasi jääb Märjamaa. See on Märjamaa. Nii, siis meil on, kus vahest veel? Tallinnast. Nii Tallinna inimesi. Oi, päris palju. Niimoodi. Siis meil on kuskilt Elva! Väga hea. See on ikka hästi. Elva. Nii, kust veel? Siis on meil, te isegi kujuta ette, kus meil veel on. Meil on siin täna inimene Aserbaidžaanist. Elvin, ma tahaks tutvustada Elvinit. Marianne tõuse ka püsti. Elvin ja Marianne, nemad abiellusid. Marianne on meie koguduse liige ja Elvin on Aserbaidžaanist ja nad abiellusid ja elavad nüüd Eestis. Ja Gavril женились познакомились сейчас в Эстонии. Добро пожаловать. Да, очень приятно вас видеть. Ja благословение. Ja tõenistusi teile. Ja meil on veel igasuguseid toredaid asju. Ja olid piilipäevad ja piilipäevadega seoses ma sain 2 kommentaari, 2,5 niisugust veidrat kommentaari enda kohta. Mitte veidrat, natuke lootuspärast, aga üks tuli minu pojalt, kes alati, kui ta kuulab ikka kedagi väga jutustest, ütleb, et mul on õppida kelleltki veel, et kuulas Gunnar Gutiiseni jutustamisstiili ja sain aru, et igasugused värve ja rõhuasutusi minu jutust tavaliselt liiga vähe, et ma võiksin seda rohkem teha, et on kuhu poole pürgida. Ja praegult siin enne, kui ma rääkisime ägedate pühakooli õpetajatega, siis Anette ütles ka, et kui ta kuulis, ta üle YouTube'i, kui vaatas järgi kuulis, siis ta ei tulnud ära, et see olen mina, sest jällegi kuidagi nagu palju ägedamalt rääkisin seal kui siin. Ja siis üks mu sõber ütles, aga see ei ole otse piilpäevadega seotud, kes mu juures ööbis, küsis, et kui ma basskitarri mängin, et kas ma pean basskitarri juba, muidu pilli mängitakse keeled allpool, aga et nüüd keeled niipidi, et kõht on ette tulnud. Et igasugused veidra kommentaari olen saanud, seepärast, et kes siis ei tea või suur osad külalistest, et peaaegu terve septembrikuu mind ei ole koha peal olnud. Ma olen ära olnud ja täiesti, see kõlab küll nagu natukene hullu jutt või hullikese jutt, aga mulle ootamatult selgus, et septembrikuus ma reisin, ma lihtsalt ei planeerinud, aga korraga reisisin. Ja ma käisin Montenegros viimati nüüd, olin pea 2 nädalat Montenegros, see on siis eesti keel tõlgitud Mustamäe ja seal Mustamäel, aga see oli natuke soem kui see Tallinna Mustamäe, et seal oli meri, Aadria meri, hästi soe, lähed ja astud hommikarkad üles, jõud hommikukohvi ja siis astud üle väikse autotee ja siis lähed merre ujud, hästi soe on. Ja kõik sellised asjad seal kasvavad. Ma mõtlesin, mida ma kaasa tuua. Ma tein ühe šokolaadi, mida saab pärast ka süüa, aga mõtlesin, et palju ägedam asi on see, et need on päris loorberi puult lõigatud loorberi lehed, päris värsked. Nii et kõik võite endale võtta kaasa nii mitu, kui tahate. Supi sisse väga hästi sobib, päriselt ongi, et see on värske. See ei ole nüüd see poes, teate, mis on 3 aastat seisnud või 7, vaid värske loorberi lõhn. Lõhnab kõik väga hästi ja ma mõtlesingi selle peale, et kui Paulus kirjutab seal Timoteusele, räägib, et igaüks, kes võidujooksu jookseb, igatseb sellist igavest pärga, siis meile, mis igavene pärg on, aga loorberi puu on higialjas puu ja need võidupärjad, mida spordivõistlustel saadi, olid loorberitest punutud.
ja neid kanti ja vot siin ongi see loorberipuu, et Eestis seda väga palju ei kasva, et siis pärast saate võtta. Et saate Montenegro lõhna tunda või õigemini seda Vahemeremaa lõhna. Aga panen siis, proovin siis endale neid emotsioonivinte sisse keelata natuke rohkem ja olla siis natuke tasemel, et kodus võiksin jälle ikkagi sirge seljaga käia ja pojale otsa ka oodata, et ma saan elus millegagi hakkama ka. See piibli koht, mille ma täna võtsin, on olemas siis üks selline äpp. Me elame äppide maailmas, on ju. Te teate, et kõik käib äpiga ja ma arvan, et varsti tuleb ka noortele inimestele kartulipraadimise äpp. Et sa vajutad äpile ja kartulid praevad ära ise kuskil ja sul on virtuaalsed kartulid, mida saad siis süüa seal Snapchati vahepeal. Kuid on üks selline äpp, mille nimi on kalender.net, kus on siis päevakirjakohad, piiblikohad, mis on, ja seda saab valida erinevate kirikute omasid Eestis. Eesti kirikute nõukogude kogu poolt on see tehtud. Ja mina olen ikka selline hardcore vend, et ma valisin kõikide kirikute päevakirjakohad. Et mitte ainult siis meie koguduste liidu, aga kõik. Ja see piibli koht oli siis täna, mis just vaatasin, õigeusu kiriku selline kirjakoht. Ja Montenegro on õigeusu maa ja sealt tulen ja miks mitte siis lugeda. Ja tegelikult see koht hakkas, kui ma seda lugesin, hakkas ka kõnetama mind kuidagi rohkem. Ja see on Luuka evangeeliumis 7. peatükk ja salmid 11-14, kui sul on piibel ja sul võiks olla piibel ja kui sul piiblit pole, siis jällegi me oleme hästi mugaval ajal. Tõmba see piibli äpp endale, pane oma telefoni ja saad seda lugeda. Ja kui sul see olemas, võid see lahti teha, kui sul on paberpiibel, siis sa oled muidugi selline tõsine jällegi ikkagi hardcore vend, ma ütlen, või inimene. Luuka evangeelium 7. peatükk 11-14 salm ja seal on siis kirjas niimoodi. Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks ja temaga läks kaasa ta jüngrid ja suur hulk rahvast. Ma pidin mõnem paremini. Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnud oma ema ainsat poega. Ja ema oli lesk ja üsna suur hulk linna rahvast saatis teda. Ja kui issand nägi ema, see jalg siin vajub, hakkas tal temast hale ja ta ütles, ära nuta enam. Ja ta astus ligi ja puudutas surnu raami, mis peale kandja teid seisma. Ja ta ütles, noormees, ma ütlen sulle, ärka üles. Ja surnu tõusis, istuli ja hakkas rääkima. Ja Jeesus andis poja ta emale tagasi. Aamen. Selline lugu. Nüüd lihtsalt, et natuke seda tausta avada, siis meie elame sellises kultuuris, kus kui keegi ära sureb, siis saadetakse teated laiali, öeldakse, et millal on matused ja kuskil tavaliselt nädala jooksul toimub matus, umbes niimoodi. Kuna meil on põhjamaine kliima, siis seda saab. Kunagi varem tehti matuseid natukene kiiremini, mõne päeva jooksul. Nüüd see piirkond, kus Jeesus elas, see Vahemereäärne piirkond on selline, kus päevatemperatuurid on nii suured, et tegelikult surnuid püütakse matta võimalikult kiiresti. Me teame, et seal Põhja-Aafrikas on piirkond, mille nimi on Egiptus ja seal õpiti lausa surnuid balsameerima ja rikkamad surnud balsameeriti ja vaesemad surnud lihtsalt soolati sisse ja visati liiva alla. Aga Iisraelis, mida juudid tegid ja mida ka islami kultuuriruumis on siiamaani, kui inimene sureb ära, siis tuleb ta matta sama päeva, enne selle sama päeva päikseloojangut ära. Või kui ei ole võimalik, siis järgmine päev. Ja nüüd seal oli siis selline komme või selline tava, et surnu keha pandi raamiga kanti matmispaika, aga see matmispaik ei olnud nagu auk, nagu meil on maa sees auk, vaid olid lubjakivist sellised sarkofaagid. Teate, mis on sarkofaag? Jah, nagu kivikirstud. Aga see sõna sarkofaag on väga veidra tähendus. Ma polnud ise kunagi selle peale mõelnud ja kui ma lugesin selle tähenduse, siis mõtlesin, loomulikult see tähendab seda. See on ihusööja. Sarks on keha ja faage on sööma.
ja kuna see oli lubjakivist ehk siis paekivist, siis ja seal see lubja sisaldus on suur, siis need surnukehad pandigi nendesse kirstudesse ja üsna kiiresti, see on isegi öeldud, et päevadega see keha lagunes niimoodi ära, et jäid järgi ainult luud. Ja need luud siis hiljem koguti kokku ja maetigi maha kuskile kohta siis. Ja nüüd, miks ma seda kõike kirjeldan, saate siis sellest aru, selle tausta tajumine on hästi oluline. Nüüd Jeesus näeb seda matuserongkäiku ja tõenäoliselt ei olnud see Jeesuse esimene matuserongkäik, mida ta oma elus oli näinud. Tõenäoliselt puutus Jeesus suremisega oma elu jooksul rohkem kokku võib-olla kui meie. Seepärast, et see kultuur on olnud selline, või oli selline ja ka meie esivanemate kultuur oli ka selline, kus suremine ja surm ei toimunud kuskil steriilses vanade kodus või kuskil üksinda korteris, et keegi sureb ära ja siis me kuidagi saame teada, vaid elati koos põlvkondade kaupa ühes majas pidamises. See oli täitsa loomulik, mis meile tundub võib-olla veider, et kui 18 saab, siis juba noortel hakkavad juba käed ja jalad sügelema, juba tahaks nagu siit välja saada oma kodu ja oma korter ja siis see mõte, et kas ma peaksin oma vanaema, vanaisaga ühes koos elama, tundub väga veider või et olnud tädid ja kõik on ühes majapidamises. Ei tahaks väga, on vist nii. Nüüd, see kultuuriruum on hoopis teistsugune, kus põlvkondade kaupa koos elamine on normaalne ja loomulik, kus need, kes on nooremad ja tugevamad, teevad tööd, toovad toidulauale, need, kes on vanemad, tegelevad nende eest hoolitsemisega, kes on näiteks väiksed lapsed ja samas väiksemad lapsed vaatavad ka oma vanavanemate järgi. Ja see tähendas ka seda, et suremine ja surm oli osa elust, loomulik osa elust, mida nähti. Ja kui keegi suri, siis ei olnud see ainult ühe perekonna sündmus, vaid see oli kogu kogukonna sündmus, sest see oli meie inimene. Me teadsime teda. Isegi kui see oli see vastik, tagarääkiv ja kiruv naabrimutt. Aga kui ta ära suri, siis me läksime tema matustele, seepärast, et ta on meie inimene, ta on meie tige vana mutt. Ta ei ole kellegi võõras. Ja kui oli see hoopis keegi mingi äge naabrimutt, siis tema matustele lähme ka, sest tema on see meie äge naabrimutt. Saate aru, mida ma ütlen? See oli osa sellest elust nüüd. Et Jeesus oli tõenäoliselt ka lapsepõlvest saadik näinud matuseid ja matuserongkäike. See ei olnud tema esimene, mida ta näeb. Ja mis on nagu selles loos selline üks hästi võimas koht on see, kui seal on kirjeldatud, et Jeesus läheb linna ja ta näeb, et linna väravast tuleb välja see matuserongkäik, mis tähendab, et see matmispaik oli linnast välja viidud. Ja kui Jeesus näeb, Jeesuse ema hakkas tal temast hale. Parakamatult ka sõnad teevad läbi ajas sellise muutumise. Ja see eestikeelne sõna ütleb, et mul hakkab hale kellegist. Siis see on ikka natuke veider asi. Vaatan näiteks, et näen siin näiteks, et natuke väsinud Tallinna noori. Mul on teist natuke hale, et olete siin väsinud ja et ei saa kuskil magada. Natuke siuke tunne. Siis tekib võrdlus, et kas tõesti Jeesus näes matuserongkäiku ja leinavat ema, ta lihtsalt hakkab hale. Loene naisukene, et siin pisarad voolavad ja kõik, nagu meestel mõnikord on, et kui sa näed nutvat naist või tüdrukut, sa ei tea, mida peale hakata. Saa nüüd hakkama või mis ma pean tegema, kuhu siin pisarad tagasi toppima või ära palun nuta, see tunne. Et kuskile peitub selja taha, et ole. Aga see sõna, mida tegelikult see sõna hale ka eesti keeles on tähendanud midagi muud varem. Aga praegu see tähendab niisugust hale ja haletsemist. Siis see sõna tegelik tähendus, mida Luukas kasutab kreeka keeles, on palju laiem, palju sügavam. Ma proovin seda sõna teile välja öelda kreeka keelest. Kuna ta on pikk sõna siis ja teile eesti keeles, siis on seal teine tähendus. Teeb ma ei ütle seda välja, sest ma teen kindlasti vea. Igal juhul see sõna tähendab tõlkes kaastunde valu, mis paneb sisikonna valutama. See on selline valu, et sul hakkab kõhust valus. Oled seda valu tundnud? Seda õudust. Kui su elus tabab midagi sellist, mida sa pole mitte kunagi oodanud, midagi nii hirmsat,
et sul on seest valus. Tolle ja maailmas tunnete asupaigaks peetigi kõhtu, sest siit sa tunned. Ma ei tea, kas te teate, mida peeti mõtlemise asupaigaks? Süda, jah. Mõeldi südamega. Aju oli lihtsalt mingisugune pomps asi. Kõrval, nagu pime sool lihtsalt on mingi asi. Aga see valu, et kui Jeesus näeb seda ema, siis tal ei ole lihtsalt hale meel, et kuule, naine ära nuta, et piinlik, me siin tuleme, nüüd hakkame siin oma Jeesuse värki tegema, et seal on see veenõu, teeme veiniks ja seal me toidame need inimesed ära ja meil on selline pidu tulemas ja kõik on jube äge ja me ei taha näha, et sa rikud nagu meeleolu. Vaid see oli see koht, kus Jeesus tabab korraga selle naise valu nii sügavalt, et temal endal hakkab valus. See ei olnud lihtsalt mingi kurb meel, see ei olnud mingisugune haletsus, see ei olnud selline formaalne kaastunne, mis on ka, kui me lähme näiteks kellegi matustele, kellega me ei ole väga lähedaselt kokku puutunud. Meil on kahju, ma olen pidanud päris palju matuseid läbi viima ja õnneks ma ei ole kalestunud. Mul ka on aeg-ajalt, mul tuleb pisar silma. Isegi kui ma vaatan inimest, keda ma isiklikult ei tunne, kui ma vaatan leina, et mul tuleb pisar silma, mul on kahju. Aga see ei olnud see tunne, mida Jeesus tundis. Vaid see oli selline vahetu sügav valu, sest Jeesus tundis seda, mida see ema tegelikult tundis. Sest see ema tundis midagi, mida oli võimatu sõnadesse panna. Ja see ema valu, mida see ema tundis, kui ma lihtsalt proovin kirjeldada, seal öeldakse, et ta oli lesk, mis tähendab, et ta oli kaotanud varem abikaasa. Ja nüüd kaotas ta poja. Ja jääb mulje, et see oli ka tema ainukene laps. Ja selles kultuuris tähendas see seda, et see naine jäi ka täiesti üksi ja ta jäi ilma toitjata. Sest peamise toidu lauale tooja oli mees. Ja kui mees näiteks suri ära, siis Toora seadus ütles seda, et siis naine pidi minema venna või mehe venna juurde. Tähendab siis mehe vend pidi selle naise nagu enda hoole alla võtma. Aga siin jääb muljet, et sellel mehel, kes oli surnud, ei olnud venda. Ja me peame mõtlema, et siin on noor mees, kes on surnud, mis tähendas seda, et selle ema jaoks ta oli näinud seda väikest poissi, me ei tea, mis hetkel see tal abikaasa oli surnud. Ja võib-olla kasvatasid last koos üles ja ühel hetkel see sureb ära, on kurb, see on valus, aga mul on poeg veel. Mul on mille nimel elada, mille nimel vastu pidada. Ja sa näed, kuidas see poiss kasvab, ta jõuab sellesse ikka, kus ta nüüd on sisenenud sellesse, võib-olla just sellesse täiskasvanud ikka, meie mõistes võib-olla 16-17 aastane kutt. Et nüüd hakkab ta tegema enda elu neid olulisi valikuid. Nüüd varsti ta toob koju selle pruudi, siis loob ta perekonna, siis on mul lapselapsed ja mu vanadus, et ma ei ole üksinda. See ei ole mitte isekas mõte, see on väga loomulik ja väga normaalne ja väga õige mõtlemine. Ja nüüd ühe korraga toimub midagi. Me ei tea põhjust, mis sellel poisil juhtus, kas oli see õnnetus, oli see haigus, on ta surnud. See kõik on ära võetud. See on sellel samal päeval juhtunud, see noormees on sellel päeval surnud. Ja ema kõnnib selle matuse rongkäigus, on see surnu raam ja ta teab, et tema poja, tema armsa poja, tema ilusa poja ihu viiakse sellesse sarkofaagi ihusööjasse, mis lagundab ta poja keha ära ja seda poega enam pole. See on see valu, mida Jeesus tunneb. Ta saab aru selle valu sügavusest, mõõtmatusest ja ka sellest lootusetusest ja hirmust, mis selle sees on. Sellel hetkel tõenäoliselt see ema ei mõelnud selle peale, et ma jään vaeseks. See oli selle naise reaalne tulevik, et ta ka vaesub, ta jääb viletsusse, aga see valu oli palju suurem. Kuid mis on selle loo selline vaimulik tähendus? See on veel see kolmas tegelane, on see noor mees, kes elab ja arvab, et ma hakkan nüüd oma elu elama. Ma teen, mida mina tahan. Mingi hetk kasvatasid minu vanemad ja see võib ka usulises mõttes, et
mul on olemas mingid eeskujud, ma vaatan natuke nende järgi, aga nüüd ma saan hakata tegema neid asju, mida ma tegelikult tahan. Ja see tunne, et mul on aega lõpmatult, mis ongi väga loomulik. Piibel ütleb ka, et Jumal on meie sisse istutanud igaviku. Ja see on see tunne, et mul on aega väga palju. See on loomulik, meil kõigil on see tunne sees olemas. Kuid see lugu räägib ka sellest vaimulikust tähendusest, ta räägib ka mitte lihtsalt sellest füüsilisest surmast, aga ta räägib ka ühest vaimulikust surmast. Ja see lugu räägib sellest, et see vaimulik surm, mis tähendab, et inimene on Jumalast eemal, Jumalast lahutatud. Et inimese ja Jumala vahel see olev tühimik või see kuristik, mille kohta me kasutame sõna patt, et see on inimese jaoks muutunud ületamatuks lõheks. Ja ta ei saa sellega enam ise kuidagi hakkama. Ja see ongi vaimulik surm. Sa võid elada. Sa võid elada näpud püsti, kõik on jube fun, jube lahe, on ju. Ma kontrollin oma elu, ma teen mida tahan, ma teenin nii palju pappi, kui ma tahan, kulutan nii palju pappi, kui ma tahan. Minu tegudel on ainult mulle endale mõju ja keegi köhi selle üle, mida ma teen. Teate seda suhtumist, on ju? Kuid sa võid olla samas vaimulikult surnud. Sa võid olla üles kasvanud maailma kõige ägedamast peres, aga kui sul ei ole Jumalaga suhet korras, siis sa võid olla ka vaimulikult surnud. Sa võid elada väga toredat ja väga viisakat elu. Sa ei pea olema selline fa-fa-kutt. Sa võid olla selline äge, turvaline, korralik neiu. Või noormees, samamoodi ei pea. Mõnikord on umbes see, et kutid on alati pahad ja tüdrukud on sellised. Võib-olla vastupidi. Võib-olla väga pöörane tüdruk ja väga selline korralik fiks poiss, kes alati paneb lipsu ette ja viksib kingad ise ära ja oskab ise hambaid isegi pesta ja tussi all käia. Võib ka täiesti nii selline olla. Kuid ilma Jumalata tegelikult me oleme kõik nagu need surnukehad, mida kantakse sinna sarkofaagi, sellesse ihugijasse, kus lõpuks ei jää meist mitte midagi järgi. Ja see kannab endaga kaasas ka tohutult valu. Sest minu elu või suur tühimik minu elus omab mõju ka minu lähedastele. Ja selles loos me näeme, et ainult Jeesus saab äratada üles vaimulikult surnud inimesel. On maailmas, ja piibelajad on pidin rääkima erinevatest religioonidest, natuke sain rääkida, maailmas on tohutult religioone, kes kõik püüavad ehitada treppi Jumala poole, et välja pääseda tegelikult sellest tühjusest ja sellest surmaaugust, kuhu me kõik inimestena oleme liikumas. Ja mul tuli see pilt sellest, et see on selline tunne, et erinevad usundid püüavad teha nagu redeleid või treppe Jumala poole. Aga Jumal on nagu üks helikopter kuskil kõrguses. Ja sa võid teha igasuguseid, sa võid teha kullast trepi, sa võid teha rauast, sa võid teha puidust ja kõik nad turritavad maast ülesse, aga sinna helikopterina nad jõua. Ja ainukene võimalus sinna helikopterisse pääseda on see, et helikopterist tuleb alla lasta üks trepp. Ja see on see, mida Jeesus teeb. Ehk siis, et ainult Jeesus saab puudutada sind ja mind sellisel moel, et ma vaimulikult ärkan ellu. Et ma surnust saan üles äratatud. Mina olen seda oma elus kogenud päriselt, 17-aastasena, kui Jumal kutsus mind ja kui ma ütlesin jaa, siis ma tegelikult reaalselt kogesin seda, et Jumal äratas mind ülesse. Eile piiblipäevadel ja ma sain ka aru, et ma ei olegi väga hea evangelist selles mõttes, et ma lähen lavale ja ma räägin evangeeliumi ja tuhanded inimesed pöörduvad ja kõik on, see ei ole, milles ma olen hea. Ja mul ei ole mitte mingisuguseid ootusi, et pärast seda seminari, mis ma teen, et mul tuleb mingid vestlusi. Aga selgus, et tuli üks mees, üks noor kutt, kes oli seal piiblipäevadel lihtsalt selline tehniline abijõud. Mitte kristlane, valgusmees. Ütles, et tead, ma olen füüsikat õppinud ja et kuulan neid jutlusi ja kuidagi on raske neid tõsiselt võtta. Siin, kui 25-aastane kutt hakkab mul õpetama, kuidas elada piibli järgi, siis ei ole, tal pole nagu kaalu, et miks see on. Ja siis ta kuidagi
pidas mind nagu, et kuna ma olen õpetaja niimoodi. Ja siis oli huvitav, kus ta siis ütles, et aga noh, et ei ole ju niimoodi, et sa võid, et sa palvetad ja et Jumal sulle vastab, et seda ei ole ju. See on nagu iseenda rahustamiseks ja ma ütlesin, kuule, et tegelikult on küll. Et minu isiklik kogemus on see, et kui ma 17-aastasena palvetasin, pöördusin Jumala poole, siis jah, ma ei kuulnud häält oma peas. Ja ma ütlesin ka, seda midagi meelde, et see on väga ohtlik, kui sa kuuled päriselt häält. Mine sinna, tee seda. See on üks lugu. Tohin rääkida anekdoodi ka vahel. See on kristlik anekdoot, tohin. Üks mees nimega John Ameerikas töötab ühes suurettevõttes, üsna edukas on. Õigemini ta on suur ettevõtte juht isegi. Ja ühel päeval kuuleb ta häält. Ütleb John ütleb, jaa, et kes sa oled? Jumal olen. Mis sa tahad? Et John, et võta kõik raha, mis sul on, võta pangast välja. Sularahana. John läheb, võtab pangast sularahana kõik välja. Ja siis John ütleb, et Jumal, mis nüüd? John, mine sõida Las Vegasesse. John võtab kõik raha, sõidab Las Vegasesse. Jumal, mis nüüd? Võt seal tänaval, mine, seal on see, ma ei tea, mis selle tänava nimi on, aga seal on see 5. kasiino, mine sinna sisse ja võta oma raha kaasa. Võtab kõik oma raha kaasa kohvritega ja läheb sinna kasiinosse. Ja seal on siis, ütleb, aga nüüd Jumal, mis? Ja siis Jumal ütleb, John, et mine nüüd selle, mis on see ruleti laua juurde. Ja ma väga kodus nendest terminitudega. Ja mis nüüd? Ja pane nüüd kõik see raha number 7 peale panusta. John panustabki. Ja pannakse see ruletilaud keerlema ja diiler viskab kuuli sinna ruletilaua peale. Hoog hakkab vaiksemaks jääma, kuul keerleb ühtepidi, ketas teistpidi. Ja lõpuks, kui jääb seisma, on see kuul täpselt number 7 peal. Ja siis kostub Johni kõrvu hääl. Uskumatu! Ühesõnaga, kui sa hakkad hääli kuulma, ära palun seda tee, et sa teed neid asju. Küll aga ma ütlesin sellele noorele mehele, et sellel hetkel, kui ma palusin, et Jeesus tule mu südamesse, 15 minuti jooksul hakkas mu ümber toimuma asju. Mulle tuli suur rahu, mida ma polnud kogenud. Mu sisse tuli selline rõõm, mida ma ei osanud oodata. Mul tekkis selline tunne, et mingi väga põhiline asi on paika saanud, mida ma ei osanud seletada. Ja ma ütlesin ka, et palve vastus ongi see, et sa näed, et su elus ümber hakkavad mingid asjad juhtuma, muutuma. Et mõnikord sa võid palvetada, mõtlema, Jumal ei kuule su häält, aga siis on see, et sa pead silmad lahti tegema, vaatad, mis su ümber nüüd hakkab toimuma. Ja see pilt kuidagi teda kõnetas. See oli talle arusaadavas keeles edasi antud. Ja seal oli ka see küsimus jumalateenistuse vormi üle ja et kuidas on võimalik, et oli näha, et tal oli natuke sükest slaavi tausta ja õigeusu kiriku formaati ta nagu tundis. Ja noh, et ta ei saanudki aru, et mis asi seal piipäevadel toimub, et kas on tõsiselt võetud jumalateenistus või mis. Ja ma ütlesin, et tead, et lõpuks see on jumalateenistus, et see on nagu kurk. Et on olemas marineeritud kurk ja soolakurk, aga nüüd sa saad kurki natuke teistmoodi, kui sa oled harjunud, aga see on sama kurk ikkagi, et siin ei ole mitte midagi muud. Ja tundus, et need vastused sobisid talle. Aga mida ma tahan öelda, on see, et Jeesus saab sind tõeliselt elustada. See on see, mida saab ainult Jeesus teha. Et me võime püüda neid redelid ise ehitada. Aga ühel hetkel on see, et kui ma tahan sellest sarkofaagist pääseda, sellest surmaõgijast pääseda, siis ma pean, või ihuõgijast pääsema, siis ma pean ütlema, Jumal, ma olen püüdnud ehitada ja võib-olla mingid asjad on mu elus, ma olen väga hästi ehitanud. Võib-olla ma olen väga hea perekonna loonud. Ma olen võib-olla väga hea abikaasa oma abikaasale, hea laps oma vanematele või hea vanem oma lastele. Ma teen oma tööd suure kirega. Ma olen püüdnud oma vigadest õppida, aga ma saan aru, et seda taevatreppi ma ise valmis ehitada ei saa. Jumal, aita mind. Ja selles loos me näeme, et Jeesus puudutab selle surnuraami ja ta kõnetab.
ta kõnetab seda surnud, ta ei kõneta neid surnukandjaid, ta ei kõneta neid inimesi, kes on veendunud ja kes loogiliselt ütlevad, et ongi veendunud, et see inimene on surnud, noh. Vaid ta kõnetab seda noormeest. Ja see on ka üks väga võimas asi, sest ka meie mõnikord oleme need surnukandjad, me oleme kellegi võinud juba nii maha matta oma mõtetes, mida see on lootusetu tüüp. See on absoluutselt lootusetu tüüp. Ja siis Jeesus kõnetab seda tüüpi äratab ta surnust ülesse. Ja selle tagajärg on see, et tüübid, kes ütlesid, et see tüüp on lootusetu, võivad tunda hoopis, et vau, et me oleme lootusetud, et tõesti meie hinnangud kellegi kohta võivad olla täitsa ebaadekvaatsed. Ja mõnikord oled sina see, keda kantakse kellegi mõtetes selle raami peal, et sa oled lootusetu. Ja mõnikord oled sina, kes sa kannad seda surnuraami. Nüüd on oluline see, et kui Jeesus tuleb, kas sa oled võimeline seisma jääma ja kuulama, mida Jeesus ütleb. Ja mida Jeesuse kõne kellegi teise elus tähendab ka sinu jaoks. Ja see kolmas või selle viimane asi ongi see, et kui Jeesus äratab selle noormehe ülesse, siis on huvitav see, et selle loo kokkuvõte on see, et Jeesus andis poja ta emale tagasi. Ehk siis see, kui Jumal on sind ellu äratanud, vaimulikus mõttes ellu, see, kui ma ütlen, ma olen Jumala laps, ma olen saanud kristlaseks, ma tunnen Jeesust isiklikult, ma tahan koos temaga käia ja siis mõtled, et nüüd kõik need vägevad asjad hakkavad minuga juhtuma. See on nagu tore, aga sageli see, et sina oled vaimulikult ellu äratatud, ei ole mitte ainult üksi sinu pärast, vaid kellegi teise pärast veel. Kellegi teise pärast võib olla see veel. See on asi, mis on tegelikult väga võimas, väga suur. Me võime elada oma tavalist elu kristlastena, mis ongi väga okei, aga selle kõige juures tasub teada seda, et minu elu kristlasena ei ole kunagi mitte ainult minu enda pärast ja mitte ainult minu enda päralt, vaid et sellel on mõju kellegi teise elule veel. Ma võin olla kellelegi lootuseks, ma võin olla kellelegi lihtsalt puht praktiliseks abiks. Teha midagi ära, puht füüsiliselt näiteks. Anda lootust kellelegi, ma ei tea, kutsuda külla ja öelda kuule, et see külla kutsumine tähendab, et inimene tunneb, et kuule, ma olen tegelikult väärt, ma olen inimene. Pole ammu keegi pole külla kutsunud või sõidutanud kellegi punktist A punkti B. Võib olla see. Või mõnikord lihtsalt see, et keegi, kes on usaldusväärne. Ja ma ei ütle seda, et kui sa oled kristlane, siis sa pead minema Ugandasse missionäriks ja seal surema Kristuse pärast. Kui Jumal selle koorma sulle annab, siis tõesti on suur asi, mida teha, aga mõnikord on palju suurem asi elada kristlasena oma nii-öelda väikest elu, isegi tavalist elu, aga see, et teada, et ma olen Jumala poolt ellu äratatud. See tähendab seda, et kui sa mõtled, et kumbale poole oled sa nüüd teel, kas sa oled liikumas sinna sarkofaagi poole, sinu ihuõgija poole, oma elu, oma valikute, oma tulevikuga, või sa oled liikumas elu poole. Kas sa oled sellest linna väravast välja liikumas või oled sinna linna tagasi liikumas? Sa oled liikumas sinna, kus on üksindus, surm ja tühjus, või sa oled liikumas sinna, kus on elu ja suhted, eelkõige suhe koos Jumalaga. Nii et see oli see, mis mul kuidagi see pilt mulle siis avanes täna selle Naini linna noorme elluäratamise kaudu, nii et Jumal teid väga õnnistagu meid kõik, et kui sul Jumal sind selles kuidagi puudutas ja sa tunned, et sa tahaksid näiteks täna palvetada, et ma olen see mees, ma olen see noormees seal, keda kantakse ja ma vajan Jeesust, siis täna siin võime palvetada, et Jeesus võiks su ellu tulla. Võib-olla oled sa see raamikandja, kes oma peas on kellegi juba ammu maha matnud, et teid sa lootusetu tüüp ja polegi midagi hakata ja juba täpselt sul on hinnangute inimene. Siis on koht, kus tuleb meelt parandada. Meid ei ole kutsutud kohtumõistjateks. Meie käes ei ole kellegi teise saatus. Ja võib-olla oled sa see ema, kellel on mingi nii suur valu elus, mida sa ei oska isegi sõnadesse panna.
ja sa tunned, et ma olen üksi selles, siis ka see on koht siin täna, kus palvetada ja paluda, et Jeesus tuleks ja puudutaks, sest Jeesus tunneb seda valu samamoodi. Nagu see keeruline kreeka keele sõna, mida ma välja ei hakanud ütlema, et kaastunde valu, mis paneb sisikonna valutama, tähendas see haletsema, hale, Jeesus hakkas hale. Ja eesti keeles on ka sõna, et kere läks haledaks, tähendab see, et näljatunne tuli peale, et hakkab valus juba, see on hale. Aga tänapäeval meil on teine tähendus siis. Nii, aga tõuseme praegu püsti, teeme sellise palve osa veel siia juurde ja pärast meil on veel leiva murdmine, pärast seda, kui sul on see tunned, et ma tahan eestpalvet, siis me saame seda ka teha. Aga issand Jumal, me sinu ees oleme, sinu inimestena, kogudusena, sinu rahvana. Ja sa näed, et me selles loos, mida me ka piiblist lugesime, me võime leida ennast erinevatest rollidest. Me võime olla need, kes on surnud sinule või on surnud vaimulikus mõttes, sinust täiesti eemal. Liikumas mingisuguse enda loodud paradiisi poole, mis tegelikult võib osutuda lihtsalt selliseks laibaõgijaks ja kust ei ole mitte midagi. Me võime olla mingisuguses suures valus ja me võime olla ka need, kes on juba leppinud, et jah, ega siit polegi midagi paremat tulla. Aga me kõik vajame tegelikult kohtumist sinuga, puudutust ja kõne sinult. Issand, ma palun, et sa kohtaksid meid meie rõõmus ja meie kurbuses. Ja ma palun ka, et sa annaksid meile selle perspektiivi, et meie elu ei ole ainult meie endi päralt. Et meie eludel on mõju ka nende inimestele, kes me ümber on. Meie lähedastele, meie sõpradele, meie töökaaslastele, aga ka kogukonnale, kus me oleme. Issand, me võtame tänuga kõik vastu, mis sa meile annad. Amen. Ja nüüd on niimoodi, et me